So there's no freedom with no fighting. We on the road to righteousness. So there's no freedom with no fighting. We on the road to nothing. Tere tulemast podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Marita. Ja mina olen Kadri-Liis. Ning täna on meiega külas meie kooli riigikaitseõpetuse õpetaja Tõnis Asson. Tuntud ka kui Tango Alfa. Küsikski siis kõige esimesena, et kuidas te üldse sattusite siia kooli või üleüldiselt õpetajaks niimoodi? See käite ju teistes koolides ka õpetamas seda riigikaitset. Ma alustasin 2008-2009 õppeaastal ja koolidirektorid otsisid mind üles. Üks oli Luunja keskkooli direktor tollal ja siis oli Mart Reiniku, mis ta see oli, keskkooli gümnaasium oli tollal. Kaks direktorid ütlesid, et neil on vaja õpetajat, et kas ma ei tahaks tulla. Ja see on siis juba mitu aastat tagasi. Ja siis ma vaikselt alustasin, siis ma läksin 3 aastaks Brüsselisse. Ja kui tagasi tulin, juba need koolid ootasid ja siis hakkas need järgmisi ka riburada pidi tulema. Et Refneris olen ma 10 aastat nüüd õpetanud. Ja kokku olen 9 gümnaasiumis riigikaitseõpetust õpetanud. Ja kõik siis Tartumaal, jah? Enamus on Tartumaal, mul on kaugemalt ka olnud. Elvast, Tartumaa, Elva on Tartumaal. Põltsamaal, jah. Okay. Aga mis siis nagu üldse ajendas liituma teid Eesti kaitseväega või kas teil oli ka muid siukseid karjäärivalikuid? Te lähete tagasi väga kaugele aega. Mina olin normaalne inimene enne, kui 90. aastal hakkas maailm muutuma. 90. alguses hakkas muutuma järsult. Enne seda olid ka ju sündmused, olid igasugused rahvarinded, tegid miitingud, siis oli seal ajalooseltsid ja igasugused liikumised hakkasid pihta. Lisaks tehti Balti ketti ja ma olin igal pool ninapidi sees ja 90-ndal hakati otsima piirivalvesse vabatahtlikke ja ma teadsin kindlalt, et ma lähen ja hakkasingi piirivalvest pihta tegelikult. Olin 90-ndast alates piirivalves 4 aastat, siis läksin rahuvalvesse, siis olin juba Lähis-Idas 1. kompaniiga ja nii see läks. Et mitte soovist karjääri teha, vaid soovist riiki teha, riiki aidata. Keegi peab seda ka tegema. Jah, väga õige. Aga te olete ju osalenud ka rahvusvahelistel missioonidel, näiteks Ukrainas ja Liibanonis. Võtame nüüd need asjad nagu ainsusesse läbi organisatsioonide, mille tõttu me oleme seal käinud. Mina olin rahuoperatsioonil Lähis-Idas. See on ÜRO sinikiivrit, on nagu nende egiidi all. Aga OSCE on Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsioon, mille missioon, erivaatlusmissioon oli Ukrainas alates 2014, kui seal läks kriisiks. Et selles mõttes need missioonid on natukene erineva suunaga, erineva organisatsiooni poolt läbi viidud, erinevad eesmärgid, aga on õnnestunud osaleda. Aga kuidas nad erinevad nendest kodustest teenistustest, need kogemused just seal olles? Rahvusvaheline töö eeldab ikkagi võõrkeeli ja kõik esindajad on riigi esindajad, kes on väljaspool. Et see, kui sul on mingi lipp, siis sa pead seda lippu hoidma ja kaitsma. Et see rahvusvaheline koostöö on keerulisem, enne antakse natuke väljaõpet, siis seletatakse ära ühte teist ja on ka muidugi igasuguseid õppusi ja lõpuks, kui te välja jõuate, siis te nagu kasvate seal mitu kuud selles keskkonnas. Ja lõpuks on missioon läbi. Nii nagu ikka. Siis tulete koju tagasi, toote selle kogemuse koju. See on nii nagu kõikidele noortele inimestele. Ma julgen soovitada, et minge maailma, avastage maailma, tehke midagi ja tooge see kogemus tagasi. Mitte nii, et iga hinnast lähen välja, küll siin on halb ja kas me sellist Eestit tahtsime. Suhtumine on nagu oluline, et seda riiki kaitseb rahvas ja rahvas. Teie olete need, kes kaitseb riiki. Aga kas teil on nendelt missioonidelt on ka mingid meeldejäävamaid lugusid või õppetunde, mida te nagu kaasas kannate endaga? No on lugusid, millest me väga palju avalikult ei räägi. Mul on see Lähis-Ida kogemus on kirjutatud raamatusse Rahusõdurid ehk 10. kontingent, kuna me olime seal. Sellel UNIFIL-i missioonil oli 9 rahvust enne 5000 sõdurit erinevatest riikidest ja meie olime siis UNIFIL-i ülema Poola kindrali jaoks 10. kontingent, ehkki küll lühikest aega, aga ta oli väga uhke, et tal on nüüd 10 rahvust
ja see on siuke rahvuste segapuder, et ma raske on seda lahti arutada üldse niiviisi, kui rääkimisega hakata, et lõpuks ma räägin ennast kinni, et see rahvusvaheline koostöö on vajalik, ma rohkem ei hakkagi nagu keerutama. Aga kust tuli see idee üldse kirjutada raamatut? Ja te olete ju 3 raamatut kirjutanud, ja? Et see on ju väga suur töö. See ei ole suur töö on materjal nagu kokku saada. Need on kirjutatud mälust tegelikult, et ei ole võimalust olnud asju talletada omal ajal. Ma õpilastele soovitan, et kirjutage päevikusse midagi, mis te teete, kas või natukenegi. 20-30 aasta pärast on teil see meeles, et te saate sealt võtta materjali ja kirjutate. Ja see oli minu jaoks täiesti loogiline asi, et ma hakkasin kirjutama, kuna ma olen hästi palju lugenud. Ma olen maast madalast raamatuid lugenud, ma olin kiirlugeja, raamatuhaige, nii nagu raamatusõltlane pigem, nii nagu nüüd öeldakse. Et ma neid lugesin pidevalt, mitu korda rohkem kui teised lugesin ja siis mingil ajal sain aru, et ma pean need asjad kirja panema enda jaoks. See Nõukogude armee raamat oli esimene, sellest oli palju aega möödas, seal ei lubatud kirjutada midagi, pilte ei lubatud teha. Ja ma kirjutasin üles, sest teil ei ole enam seda võimalust minna sinna Nõukogude armeesse. Ja need kogemused on teie vanematel ja vanavanematel kusagil olemas ja nad vahepeal võib-olla sünnipäeval saavad kokku. Just, kuule, kas sa mäletad, kuidas seal Vene armees gaasimaskiga jooksime? Kas sa mäletad, kuidas me seda tegime ja siis nad on kõik kõvad mehed on ju ja esimesel aastal ei olnud nii kõvad mehed. Sellepärast ma olin nagu nendest missioonidest, nendest asjadest ja huvitavamatest asjadest räägin võib-olla õpetamise käigus. Mõnikord toon välja, mis seal juhtus, aga mõned asjad jäävadki ja ei ole isegi raamatus, sest mõnikord juhtub selliseid asju, kus kõik jäävad ellu ja tehakse lollusi ja võib-olla vahepeal ka rikutakse distsipliini, aga loeb see, mis on tervikuna pärast seda selle kompanii, selle üksuse, selle missiooni kohta. See teine raamat oligi mul rahusõdurite raamat, kus ma võtsin kokku siis selle Liibanoni missiooni, kus esimene Eesti kompanii läks välja nüüd, esimene. Ja Norra pataljoni koosseisus ja ma panin ka selle kirja, et need asjad ei ununeks lihtsalt. Ja 3. raamat Saatuse pantvangid on siis sellest, mis me tegime seal 2014 OSCE vaatlejatena Ukrainas, kus meid siis pantvangi võeti. Et ka see lugu ära ei ununeks, ka seal me ei saanud üles kirjutada neid asju, sest meid kogu aeg jälgiti ja need asjad on vajalikud. Nüüd te mõtlete, et no, aga kõik ju kirjutavad raamatuid, raamatupood on ju kaupad täis, on ju, et seal võid kilohinnaga osta praegu väga palju raamatuid. Ma sellepärast väga palju enam ei üritagi kirjutada, ma enda jaoks lihtsalt ja oma laste ja lastelaste jaoks. Midagigi. Ja. Aga rääkides sellest pantvangi kogemusest ja sellest raamatust, et kas nagu, kuidas see kogemus üldse nagu oli? Et kui ma nüüd sinna hakkasin kandideerima 2014, kui seal hakkasid need sündmused eskaleeruma, ei olnud väga suurt lootust, et üldse võetakse, kuna 57 riiki on OSCE-s. Kõik missioonid, kuhu inimesi otsitakse, on juba pikaajalised missioonid ja väga raske on saada. Aga kuna see kerkis väga ootamatult üles see kriis, siis ma kandideerisin ja kohe, kuna mul oli kogemus olemas, keeleoskus oli olemas, juhiload olid olemas, ma olin maailmas käinud, kohe võeti. Ja see kogemus, mis seal nüüd tuli, on niiviisi mind nagu natukene kummitama jäänud, et mul on väga kahju, et mul see missioon kihva keerati. Mul oli pooleaastane leping. Ma läksin vaatlema lootuses, et ma saan pool aastat rahulikult oma missiooni lõpuni teha ja siis kas tulen koju tagasi või jään edasi. See kõik olenes perekonnast. Pärast seda, kui me olime seal üle kuu aja olime olnud patrullis, meid võeti kinni. See läks lörri, meid hoiti 32 päeva kinni. See kogemus on selline, et ma oleks väga õnnelik, kui seda kogemust mul ei oleks. Et ma saaks selle võtta kellegi teise kogemuse raamatu riiulilt ja lugeda kõik, mis meil kunagi oli. Et näe, oligi selline kogemus. Oi, kui äge ja huvitav ja loen läbi ja unustan ära. Aga see kogemus käib minuga kaasas ikkagi. Ja ma saan sellest võtta positiivsema osa välja ja see, et ma kirjutasin ta raamatuks kokku, ongi see, et kõik küsivad, aga mis seal siis oli, et mis seal ikka käisti ära ja kas seal oli ohtlik ja kas seal peksti ja piinati ja mis seal siis oli ja meid ei pekstud, ei piinatud. Me olime lihtsalt, hoiti kinni, me ei teadnud, mis meist saab, me ei teadnud, kaua hoitakse. See sööb närve. Mul oli meeskond, ma olin patrulli vanem, mul oli 4
noh, ma olin ise 4, eestlane, taanlane, sveitslane ja türklane, see on nagu anekdoot, ma kogu aeg räägin, et on bandiitide käes pantvangis ja siis nad on lihtsalt. Ja sa ei tea kunagi, mis homne päev toob või millal siin lahti lastakse või maha lastakse või see sööb närve lihtsalt, et seal pidi nagu hoidma nagu ennast rahulikult kontrolli all, teisi rahustama ja teadma, et me tuleme tagasi. Kõige raskem oli lähedast. Nemad ei teadnud, kus me oleme. Meie ei teadsime, et me oleme seal luku taga. Nemad ei teadnud. Ja sellepärast pärast seda, kui ma koju tulin, me saime puhkuse kätte ja perekond ütles, et ma tagasi enam ei lähe, et nendel oli see raske. Lapsed ka koolis ei tea ju, kus isa on. Et see selleks. Aga selliseid asju juhtub. Ja isegi sõjas juhtub, et mõni saab pihta on ju. Ja kui te nüüd oskate nendest asjadest positiivse välja võtta, siis ei jää see negatiivne asi teid kummitama ja te saate rõõmsalt edasi minna nii kaua kuni kõrge vanaduseni, mõnikord 70-ni võib-olla isegi või rohkemgi või 100-ni, aga 100 on raske, esimest 100 on väga raske. Et see on siuke naljaks öeldud, aga mõni kogemus on kasuks, mõni kogemus oleks võinud olemata jäänud, aga me ei saa valida. Jah. Aga kuidas teie pere üleüldiselt suhtus teie nii-öelda töösse siis niimoodi, et kogu aeg sellised missioonid ja siis selline pantvangi kogemus ja kindlasti oli veel neid kogemusi ju? No perega on selles mõttes algusest peale olnud koostöö hea, sest pere on arvestanud sellega, abigas on arvestanud ja no lapsed on ka järjest, ma ei tea, kus need lapsed tulevad, aga ka järjest on tulnud vahepeal mitu tükki. Eks nad käivad koolis ja naine on siis nagu üksinda rabeleb ja aga no ma ei ole nüüd kogu aeg ära olnud, aga ma olen muidugi olnud väga palju eemal kodunud, väljaõppe, siis ma olin Tallinnas, siis ma olin Saaremaal, siis oli väljaõppe Lätis 9 kuud, siis olime missioonil. Et noh, selles mõttes nad on seda nagu talunud mõistuse piirides. Aga ma olen üritanud ka tagasi anda näiteks see, et ma läksin NATO peakorterisse, siis ma sain perega minna. Ma sain neile tagasi anda. Me olime 3 aastat siis Belgias perega koos, et kuigi palju saab tagasi anda. Ja see küsimus on selles mõttes õigustatud, et väga paljud laigulise maailma esindajad sageli lähevad lahku. Just sellepärast, et ega võib ka naine võib ju olla ohvitser on ja kui ta on kodunt ära ja mingil missioonil ja närvid on, nagu öeldakse, pinge all ja keegi peab üksinda kodus askeldama. See on üsna raske, aga vastupidi on neid inimesi, kes taluvadki tänu sellele, et teine inimene on kogu aeg ära, taluvadki teine teist. Ei ole lihtsalt vahendit, reeglit, ei ole soovitusi anda. Leidke õige inimene, kas kulub selleks mõnikord rohkem aega või õigeid inimesi kulub rohkem, me ei tea seda. Aga proovige otsida ja see asi on seda väärt tegelikult. Kindlasti. Aga kas teil on siis ka nagu missioonidel juhtunud suuremaid vigastusi või kas üldse, kui tihti nagu nendel sõjaväelastel siis nagu võibki juhtuda suuremaid vigastused, mingi jäseme kaotus või? Oleneb missioonist. Me olime Lähis-Idas, olime UNIFILis, mis oli siis väga vana rahuoperatsioon 78. aastast, kus olid teatud nagu reeglid paigas, ohutud alad liikumiseks ja konfliktid puhkesid nii nagu Lähis-Idas ikka regulaarselt teatud aja tagant ja järsult on ju. Ja seal on ka olukordi, kus on rahuvalvad on pihta saanud ja nüüd te küsite, et kuidas minul on läinud. Mina olen selles mõttes väga õnnelik pealik olnud läbi aegade, et ma ei ole kaotanud ühtegi oma alluvat. See on kõige kohutavam, kui sa pead kellegi lähedasele teatama, et tema poeg või tütar on nagu hukkunud. Ma olen küll ühe teate kunagi edastanud, aga see oli kurksega seotud ja see ei olnud minu sõdur, nii et sellist asja ei tahaks mitte kellelegi soovida. Ja meil on olnud väljaõppe käigus erinevaid vigastusi. Ja kõige rohkem on militaarmaailmas rahuajal laigulistel spordivigastusi. Et sport on ohtlik asi. Et küll on jalad, küll on käed, küll on üks tõstis seal mingit rauda ja süda jäi seisma ja et kogu aeg on mingisugused vigastused. Et kui läheb hästi ja teil ei juhtu kellegil mitte midagi, siis te tulete tagasi, saate nagu öelda, et läks mööda. Aga seda alati ei juhtu. Ja selleks on väga raske valmis olla. Selleks ei ole mitte kunagi valmis. Ja see jääb mõnele hinge piinama pikaks ajaks, et äkki ma oleks saanud selle ära hoida. Minu pärast, mina olin nii loll. Me ei saa ju, ega sõjas juhtub ka, et mõni saab surma.
Jah, eks ta ole niimoodi. Aga kui minna nüüd selle Eesti ja üldse maailma julgeoleku juurde, siis eile olid ju need droonid või need sõnumid, mis siin kõik käisid. Et kuidas teie sellesse suhtute või mida te arvate, et kas on õigustatud see, et mingid droonid tulevad ja juba on sõnumid või oli see natuke liiga ennetlikult tehtud otsus? Nii, hakkame otsast pihta. Need asjad ei ole ennatlikult tehtud, kuna me testime süsteemi. Riigikaitseõppuritel on külas käinud Päästeameti spetsialist, kes on rääkinud, mida teha kriisiolukordades. See, et meile tulevad juhuslikud droonid, ongi üks kriisiolukordadest, milleks me ei ole veel valmis tegelikult. Ja me ei ole sõjas. Selles mõttes me küll aitame Ukrainat aktiivselt, me saadame sinna väljaõppe spetsialiste ja tulevad siia, me õpetame siin. Meil on varustust ja relvastust sinna saadetud ja me toetame Ukrainat ja oleme võtnud põgenike vastu. Aga just see, et ega ei olegi häid lahendusi ausalt öeldes. Ma nagu hakkan siin kinni jooksma jälle. See droonide asi on testimiseks vajalik. Nad lendavad ja jäävadki lendama nii kaua, kui see sõda kestab. Ja Venemaa võib hakata meid testima lihtsalt. Saadab ühe drooni öösel jälle, eksib ära. Meil on meeletu paanika, aga vähemalt on meil nüüd süsteem enam-vähem hakkab toimima. On ära jaotatud, kes mille eest vastutab, kes edastab, kes tõrjub. Siin oli vahepeal see segadus ametkondade vahel. Ja ei ole mõtet paanikasse laskuda, sest kui see droon lendab, siis ta kuskil kukub alla reeglina või jääb mõni korsten talle ette ja neid tuleb veel. Aga me oleme iga kord rohkem valmis, kui enne seda teadet, mis näiteks täna öösel tuli. Kes ta mind käiris, mingi piiks käis, vaadanud need droonid lendavad, las nad lendavad. Mis droonid või? Appi. Ja keegi ei tea, kuhu nad ju lendavad, aga Ukraina peab ju oma sõda, ta peab ju Venemaale haiget tegema, et mõni võib siia ära eksida. Aga tõenäoliselt hakkab Venemaa seda kasutama ja just tänu meie reaktsioonile, et me oleme nii paanikas. Me kohe hakkame nagu nüüd ajakirjandusega hakkab täna veel see jutt tulema, et kui palju droone, kes mida nägi, kes helistas kohe, kes kuskil kukkus alla. See hakkab oma elu nüüd elama. Siis tuleb jälle varsti mingi asi, alles oli vastu, korstent läks, korstent oli ka palju ilmselt. Siis oli nüüd öösel, ega need rünnakud ei katke. Neid tuleb võtta rahulikult. Ja mida rohkem me selleks valmis oleme, seda rahulikumad me oleme, sest siin ei ole mõtet nagu paanikat külvata. Täna vist oligi peale seda droonijama, et kõik hakkasid nägema kuskil kraavis ja iga nurga peal mingeid jälgi ja helistasid. Ja öösel nähti jälle, no nüüd läks mingi jälle mööda, põrin oli ja pärast tuli veel mingi mopeed sõitis mööda. Et mulle väga meeldib Astrid Lindgreni ühe olulise droonikangelase Carlsoni loosung rahu, ainult rahu. Tema oli üks kogenud rahuvalvaja ja tema oli üks esimene inimdroon. Tänu sellele hakkasidki droonid tekkima. Et lugege raamatuid ja siis on sellest väga palju kasu ja maailm on parem. Aga mis on siis üldse, kui Eesti julgeolekut vaadata meil praeguses olukorras suurimad haavatavused? Iraani kriis toob kaasa energia hindade meeletu tõusu ja see läheb igasse eluvaldkonda. Siis hakkabki see sama kirumine, aga milleks seda vaja oli, miks siis Ameerika president tegi niimoodi, kaua see kestab ja see on domino efekt. Need on küll suvi muidugi, aga siin on see häda, et talveks on vaja varuda jälle. Hinnad lähevad ülesse. Nad lähevadki niikuinii juba praegu, nii et mõni juba vaatab, et kui diisel on üle 2, et ei saagi, et ma pean välja rehkendama, mitu kilomeetrit ma sõidan, kas ma tangin paagi täis või võtan 10 liitrit. Et need asjad löövad, majandus hakkab viletsamaks minema, siis inimesed hakkavad ka närvi minema. Raha ei ole, suhted on halvad ja siis hakkab see, et valitsus on vale ja hindu tuleb langetada ja automaks tuleb kinni panna. Siis hakkab see rahvas rohkem ärrituma, et need asjad on seotud tegelikult. Rahulikult võtta. Aga kuidas olete teie üldse valmistunud selleks ajaks või kuidas inimesed peaksid olema valmistunud praegusel hetkel? No mulle väga meeldib see vana roomlaste ütlus, et tahavad rahu valmistu sõjaks, et mul on ikkagi automaat on kodus, et see simu on kodus ju.
Et tegelikult ega see, kui te varute sinna mitme nädala varu, kui teil on olemas elamises mingisugune koht, kuhu minna, kui te olete läbi mõelnud, kuidas te midagi saate, kuidas te ennast kaitsete, ega te väga palju rohkem teha ei saa. Te ei saa elada alalises valmiduses. See sööb närvid ära lihtsalt. Mida ma ühes oma raamatus olen öelnud, et suurema jama või suure jama ootamine on ise suurem jama kui see suur jama tegelikult, kui ta kohale tuleb. Kui tuleb, teeb ära. Aga see ootamine, et äkki tuleb, mis nüüd saab, kus ma lähen, mida ma varun. Varute ära 8 nädalaks, siis vaatate, best before on läinud. Jälle varute ära, siis läks jälle halvaks on ju. Jälle varute ära, konservikarp roostetas ära, nuudlid, mul sõid rotid, sõid nuudlid ära, hiired tegelikult. Ja sõid ära ainult igast pakist natukene nurga. Tuli panna raudkasti on ju. Mingid asjad on valmis, aga pigem aitab see, kui te olete läbi mõelnud, mida te teete kriisi olukorras. See, mida me läbi mängisime, et kuidas valmistuda, kuidas varuda, mida varuda, kus elada, see on olulisem kui see, et teil on kodus 2 nädala varu. 2 nädala pärast on aegunud mõned asjad. Pigem on valmidus mentaalne ja vaimne ja meeskonnatöö on siin kõige olulisem. Te peate oma lähedaste eest võitlema. Ja sellepärast see jao ja küünarnuki tunne ja see sisemine side ja see kõik ongi oluline. Et kui te sellest aru saate, elate väga kõrge vanaduseni välja ja lähete maru kaugele. Isegi Tallinnasse võite bussiga minna. See selleks. Aga kas sinu hinnangul Eesti on valmis ennast täna päriselt kaitsma? See on hea küsimus. Kui päris aus olla, ei ole mitte ükski riik mitte kunagi päris valmis. Päris valmis ei ole mitte kunagi. Ukraina ei olnud päris valmis. Venemaa ründas ei olnud päris valmis. Päris valmis, see on nagu Tallinna linn, et kunagi ei saa päris valmis. Mitte ükski riik ei ole päris valmis, sest valmis on ainult rahvas. Ja kui rahvas tahab riiki kaitsta, siis on riik valmis. Aga meil on väga palju asju praegu paigast ära, nagu kõik need hinnad ja valitsus ei tee midagi ja energiavärk on paigast ära ja siis on kriis siin Euroopas, siis on nüüd Iraani sõda. Et rahvas tunneb ennast ebakindlalt. Ja see nagu kõigutab kõiki neid asju valmiduses. Aga oluline on ikkagi ise valmis olla rahulikult. Tuleb, teeme ära, mis seal ikka. Aga kui oleks sellised 3 mõtet või ei pea 3, mõned mõtted lihtsalt, et mida peaks teadma enne, kui sõjaväkke või riigikaitsesse üldse keegi tahaks minna, et milleks ta peaks olema valmis või et mis on need olulisemad punktid? Me räägime nüüd kas poistest, kes peavad minema või räägime nüüd normaalsetest inimestest, kes võivad minna. Poistel on see, et muidugi tänu riigikaitseõpetusele, vaatamata minu pingutustele, on nende valmidus nii palju, et nad on näinud, mis selles maailmas on. Ma teen ukse lahti, näitan neile väeosas igal pool. Nad on palju valmimad. Aga nad peavad olema valmis selleks, et neil tuleb ise seal hakkama saada. Mitte ei ole nii, et terve see jagu tuleb kaasa või ema või isa tuleb kaasa. Ja kui sa selle oled läbi mõelnud, siis sa peaksid nii palju pingutama, et sa sordid enne välja need asjad, mida ma tahan teha. Sest kui ma leian, et ma tahan minna jalaväkke, tahan olla snaiper ja ma selle nimel pingutan, siis ma teen neid asju, mida ma tahan teha. Ma olen motiveeritud tegema, mitte nii, et läksin uksest sisse, merevägi. Pole kunagi ja ma olen kogu aeg merehaige olnud ja mulle ei meeldi laevaga üldse sõita ja ma siis väga ei taha ja ma sõidan ära küll, kannutan ära selle. Et esimene asi, millal sa lähed, nüüd väga palju valida praegu ei ole, praegu läks paigast ära, aga edaspidi kooli lõpetad ära, paned paika, ma käin ära. Sellest hakkab tegelikult see suhtumine ja valmidus. Ma käin ära ja ma tean kindlalt, ma olen KRA koduleheküljele, muidugi arstikomisjon ka enne veel, ja ma tahan kindlalt minna siia sellesse Taara linnakusse ehk Kuperjanovi pataljoni, tahan minna seal luuresse või seal ei ole luuret praegu, seal on, ütleme, seal miinipildurid on, seal on võib-olla mingi tagala veel ja kõik need asjad. Et ma tean, mida ma tahan. Mul on autojuhi load, ma tahan saada C-kategooriat, ka see on tohutu eelis. Kui inimene teeb seda, mis ta tahab teha. Ja inimene sageli ei tea, mida ta tahab teha ja mida ta oskab teha. Enne minekut oleks hea, kui inimene saab aru sellest, mis ta tahab ja sellest, mida ta oskab. Ja kui need kokku lähevad, saab väga hästi hakkama. Tüdrukutele on sama soovitus. Mõelda enne läbi ja uskuda, et ta saab sellega hakkama. Praegu on mõned tüdrukud juba ütlenud, ma juba mõtlen, on ju. See on suur samm edasi, sest enne ta ju ei mõelnud sellele. Enne see teda väga ei huvitanud ja nüüd väeosas mõnitud, kuule ma vist mõtlen. Me võib-olla läheb. Ja samamoodi, ta mõtleb läbi, ma lähen Võrru, kuna see on kodule lähedal. Siis ma olen jalaväes, kuna seal on need asjad. Siis ma võib-olla õpin mingit relva, sest see mulle meeldib.
ja ma panen ennast ise proovile ja kui 3 kuud vastu pean, olen ka lõpuni või vastupidi, näed, füüsiliselt ei jõua. See on meeletu nihe inimese teadvuses, tema füüsilises, tema valmiduses tegelikult. See on väga oluline asi. Need on lihtsad asjad. Ole valmis, mõtle läbi, mida sa tahad ja leia see, mida sa tahad ja hästi teed, siis sa oled siis motiveeritud. Riigil on sellest kõige rohkem kasu. Seda kindlasti. Aga ma tahaks ka veel küsida, et kui praegu on ka jutud, et tüdrukutel peaks ka kohustuslik olema kaitsevägi, et mis teie sellest arvate, kas see võiks nii olla? No päris ausalt öelda, mulle see meeldiks, sest on riike, kus see on ennast tõestanud, see toimib, riik on palju rohkem valmis loomulikult, sest need numbrid on suuremad, aga muidu jääb see, meil on see häda, et meil on nagu 90% mehi, et ta jääb nagu kuidagi midagi jääb sellest puudu. Võib-olla suhted oleks paremad, võib-olla see oleks normaalne, et kõik kodanikud kaitsevad riiki. Aga ma arvan, et see täna ei ole veel nagu, riik ei ole selleks valmis, rahvas ei ole selleks valmis. Ma toetaks seda, aga ma ei ole selle nimel valmis poliitikasse trügima ja iga hinna eest läbi suruma. Igaüks teeb oma tööd ja kui te saate mingisuguse valmiduse läbi riigikaitseõpetuse, läbi Kaitseliidu ja võib-olla selle mingisuguse 3-kuulise teenistuse väeosad, meie kõik võidame. Ja võib-olla teie, kui tulevased kaitseministrid, peaministrid ütlete, et riik on nüüd valmis, et nüüd lähevad naised, kõik lähevad homme, lähevad on ju. Lugege mu huultelt, kõik lähevad homme. See oli vihje millegile ilmselt, aga ärge lugege siis huultelt on ju. No see selleks, see ongi see osa poliitikast, mille tõttu riik mõnikord kaugeneb rahvast. Et sõnum on üks, tehakse teist ja see on osa sellest riigikaitsest ja sellest riskist ja ohust. Kui mõni ütleb, et aga miks ma sellist riiki pean kaitsma, on ju. Aga mina ütlen alati, aga te kaitsete oma kodu ja lähedasi. Ja see on väärt seda kaitsmist. Poliitikud võib-olla alati ei pruugi olla, aga oma lähedased ja oma kodu ja võib-olla ka see koer ja kass on seda väärt. Siis on kõik hästi. Sest homme tulevad võib-olla paremad poliitikud. No see on väga optimistlik hinnang muidugi, aga mine tea. Ka tänaseks siis lõpetame. Aitäh meie kõigile kuulajatele, vaatajatele. Meil on ka teile... Mõni vaatab ka või? Kindlasti teile ka väike šokolaad tänu täheks. Aga Kalevite kange poega, jah? Just. Aga aitäh teile ja tõesti, et te tulite ja kindlasti kuulajatel ja vaatajatel on ka väga palju kasu sellest.